teen seda nagu ikka, lähen issand ette ja mida saan, seda ma teile jagan ka. Ja kiitus Jumalale selle eest. Ja muidugi mul ongi nagu ka selline issandaga ikka nagu see kokkulepe ka, et see, mida sa annad, seda ma jagan. Kõik inimesed seda alati nagu ei mõista ja vahest mõned võib-olla isegi tahaksid nagu selle asja üle arutada, mida ma siin räägin. Aga mina leian sedasi, et mul pole arutada midagi, mul on lihtsalt edasi anda. Et oleks need minu jutud, siis me võiksime nendest arutada. Aga kui ma issanda käest saan, siis on see arutelu kuulub kuskile mujale, igal ühel, kes tahab arutada, arutagu issand ees, küsigu, milles probleemid on, mida ei mõista ja mida veel mõistma peab. Ja sellepärast olgu see tänasel õhtul ka täpselt nõnda. Ja ma loen täna ühe sellise Apostel Peetruse sõna, mis on Apostel Peetruse 2. kirja 3. peatükis ja 5. ja 6. salm. Seda võiks isegi nimetada, et see on nagu Peetruse selline loomise lugu, mida ta maailma loomise koha pealt ka räägib. Ja siin on öeldud nõnda, aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna jõul, mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Meil on piiblis, ütleme, et päris mitu nagu loomislugu, mida mina olen nagu märganud ja tähele panen, on, ütleme siis muidugi esimeses Mooseses on kohe, kus need lood on. Ja Peetrus samamoodi hakkab seda muisse maailma asja siis niimoodi nimetama, ega me need tihti seda loomislugu ei loe ja sellepärast selle mõtte juures ma loen ka veel nüüd kohe esimese Moosese 1. peatüki 2. salmi. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja sellepärast Peetrus kirjutab ka sellest veest. Ja siis ma loen ka veel 6. salmist ja kuni 9. salmini. Ja Jumal ütles, saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest. Ja nõnda sündis, et Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all vetest, mis olid laotuse peal. Ja Jumal nimetas laotuse taevaks, siis sai õhtu, sai hommik teine päev. Ja Jumal ütles, veed kogunegu taeval ühte paika, et kuiva näha oleks. Ja nõnda sündis. Ja siis Jumal nimetab kuivapinna maaks ja veekogu nimetab ta mereks. No Johannese evangeeliumi 1. peatükis on samamoodi üks loomislugu. Seda ei hakka lugema, aga Taaveti laulust 24.2 ma ütleksin küll, sest et ka hiljuti ma seda lugesin, aga täna tuli see jälle nagu meelde, sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud, kui ta räägib maailma loomisest. Nii et vaata, kuhu meid tegelikult on siis loodud, see on üsna mõtlema panev, me nagu võib-olla otsiksime midagi kindlamat. Aga kallid, nii nagu Peetrus ütles sedasi, et see kõik tegelikult püsib. See püsib Jumala sõna jõul. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna ka kõik Jumala tõotused kehtivad ja sellepärast kõik tegelikult püsib, kõik kehtib. On võimalik meelt parandada, sest et Jumala tõotused selle koha pealt kehtivad. Kõik on käima pandud, kõik on nagu selle jaoks nagu valmis ja sellepärast inimesed võivad seda tarvitada ja kasutada. Nii et rohkem ma seda loomise lugu nagu rääkima ei hakka. Jumal on loonud siis kõik sõnaga, kõik püsib Jumala sõna abil. Ja nüüd on nii, et see järgmine lause, mis ma sain, on see, et ja sõnaga püüab vaenlane kõike hävitada. Ja sellepärast on see niimoodi, et oi kui palju valesid sõnu, oi kui palju igasugust, ütleme, juttu on siin selles maailmas, kui palju valet on tegelikult siin selles maailmas, et hävitada tegelikult seda, mida Jumal on loonud. Ja sellepärast on see nii, et see hakkas ju Eedenist pihta, sest ta tuleb tegelikult selle oma sõnumiga sinna ja seal juhtubki just see ka, et inimesed võtavadki tegelikult kuulda. Usk tuleb ju tegelikult kuuldust. Ja sellepärast vaenlane teab väga hästi seda, et rääkida tuleb ja hästi palju tegelikult tuleb rääkida. Me, Jumala rahvana ka ju tegelikult kuulutame ja räägime, kes me oleme, ütleme, Jumala rahvas, küll me käime palju koos ja ütleme, kuuleme Jumala sõna. See ongi tegelikult väga oluline. Aga me jääme alla tegelikult sellele, mis toimub maailmas. Võiks ütelda, seal on 24/7 tegelikult kogu aeg on väga, väga käimas. Eks Jumala sõna on ka kättesaadav praegusel hetkel 24/7, aga see sõltub sellest, kuidas me seda ise tegelikult ka ju siis tarvitame. Ja nüüd on nii, et me oleme inimesed ja
nüüd Jeesus on meile üks selline eeskuju, Andrei Zapovalov hiljuti siin just pani üles, ta paneb üles oma vanu jutlusi ja neid vanu jutlusi on muidugi huvitav kuulata, sellepärast et need jäävad nagu sellisesse teatud aega. Noh, et tal üle 20 aasta olla ei saa, enam-vähem on nad sinna kanti, sest 20-aastane ta töö on. Aga ütleme seal 10 aastat tagasi ja ka selles on juba tegelikult muutused sees. Need suhtumised, mis olid siin selles maailmas ja need olukorrad olid hoopis teistsugused sellel ajal, nii et mõnes mõttes on huvitav nagu sedagi jälgida ja tähele panna, mis siis oli. Aga mitte see ei ole praegusel hetkel see mõte, mida ma ütelda tahan, vaid mõte on nagu selles, et vaata, Jeesus tuleb siia sellesse maailma ja Jumala sõna sai lihaks. No ütleme, Andrei, see jutlus, kui ma sellest natuke viitasin, tema mõte oli selline, et me, kes me oleme Jumala lapsed, meid õpetatakse väga, et elage vaimus. Aga et Jumala poeg tuli elama lihas. Ja tal oligi see küsimus, et kas me elu ikka oskame elada? Või noh, me paneme nagu võib-olla elu pausile vahest selle tõttu ka, kui me tuleme Jumala juurde, sellepärast et nagu leiame, et nagu kõik tuleks nagu üle parda visata. Ei, Jumal on loonud selle maailma, see on Jumala loodud maailm. Ja ta tahab, et me oskaksime siin ka elada ja sellepärast meil on vaja tegelikult ka seda nagu mõista. Ja nüüd on nii, et meie kaudu peab tegelikult juhtuma üks hea asi, mis peab juhtuma, kes me Jumala omad oleme. Jumala sõna peab saama lihaks meie kaudu ka. Me peame elama seda elu, mida Jumal tahab. Ja me peame niimoodi elama, nagu ütleme näiteks seal Rooma kirja 6. peatükis on öeldud. Seal Paulus ütleb väga selgelt, et me ei annaks oma ihuliikmeid, mitte vaenlase kätte tarvitada, vaid annaksime endid tegelikult Jumala tarvitada. Ja sellepärast on see nii, ja see on meie otsuse valik. Sest et igal juhul siin selles maailmas on kõige tähtsam see, mida inimene teeb, kellele ta ennast annab. Ja ärge loovutage oma ihuliikmeid ülekohturelviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks ja oma ihuliikmeid õiguse relviks Jumalale. Nii et see on üks väga selge asi. Paulus ütleb veel nüüd nende patuste kohta ja see puudutab tegelikult meid kõiki ka, see on Efesuse kirja siis 2. peatüki algus, kus ta niimoodi räägib. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas, kelle seas ka meie varem kõik käisime oma lihalikes immudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Ja sellepärast, kallid, igal juhul me inimestena oleme kellegi tarvitada, ma mõtlen just selle vaimse maailma tarvitada, üks või teine pool siis, kas Jumal või selle maailma vürst. See on paratamatu, praktiliselt on niimoodi, et kui me Jumala omad ei ole, siis vaenlane saab meid tegelikult väga, väga hästi tarvitada. Ja ta tegutseb. Ja vaata, mis siis tegelikult juhtub. Siis juhtub üks väga kohutav tegelikult vastasseis. Ja see juhtub inimeste pinnal. Nii nagu Kain ja Aabel. No ütleme, et väga valus on tegelikult nagu seda isegi ütelda. Sünnib esimene inimene, võiks ütelda mehest ja naisest, ütleme esimene poiss, siis sünnib Kain. Varsti sünnib teine. Ja piibli seal alguses me varsti saame lugeda sedasi, kuidas need kaks lähevad nii lõplikult omavahel tülli. Võiks ütelda, et see üks ei läinudki nagu tülli. Ta ei osanudki nagu karta, sest ei olnud ühtegi tegelikult ju surma selles maailmas olnud. Ja sellist, et tal ei olnud midagi nagu karta. Vend ütleb, et lähme väljale ja ta läks väljale ja tegelikult seal tapeti ta ära. Pärast kõigil teistel oli juba teadmine, et kuule, tappa ka niimoodi saab inimest. Et see on üldse nagu võimalik, et kellegi südames on nagu selline kurjus ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et rahuneme maha ja praegusel hetkel selle koha pealt, et arvustades seda kõike, mis siin selles maailmas toimub. See toimus kohe, kui ütleme, et kui meie loeme sedasi, et 4 inimest oli selles maailmas ja siis läks sõda lahti. Ja oli kohe, võiks ütelda, esimene langenu. Ja sellepärast see, ütleme, proportsioonid, ütelda, kui suur hulk tegelikult, 4 oli sellel hetkel nagu hävitatud, võiks ütelda. Ja see, ütleme, et kui me loeme ilmutuse raamatust, et 3 või 4 hävitatakse, sellel esimesel hetkel tegelikult toimus see sama lugu. Ja sellepärast on see nii, et ja see läheb, vaadake, see lugu läheb füüsiliseks võitluseks. Me ei taha seda vahest tunnistada. Me vahest tahame olla nii vaimulikud, et me ainult sõdime ka vaimulikult ja oleme sellised kallid, nii ei saa. Tegelikkuses on nii, et kurja tuleb tegelikult hoida täiesti ikka jõuga tagasi. Tulime siia, sõitsime praegu koguduse poole, politsei lükkas oma vilkurid käima. No ta läheb jõuga kedagi kinni võtma. Ta läheb lihtsalt järgi kihutades. Ütleme, et ja seda on tegelikult on seda vaja.
kas ta läheb kellelegi appi, kus on vaja või kedagi takistama või mis iganes on vaja teha, sellepärast et teisiti siin selles maailmas ei saa. ja sellepärast siin maailmas on käimas see füüsiline võitlus. rahvas tõuseb rahva vastu ja sellepärast, et vaata, see asi ongi selliseks läinud ja me ei saa selle asja eest silmi kinni pigistada. Me ütleme, vahest ei tahaks nagu seda. üks Harkovi väikene poiss küsib oma ema käest siin nendel päevadel, sellel nädalal küsib, ema, miks on sõjad selles maailmas? Ma vahest vaatan seda nagu ühte Harkovi naist, kes teeb YouTube'is lihtsalt oma niisugust blogi, laseb järjest iga päev tegelikult, paneb sinna ülesse ja praktiliselt see laps siin, ma ei tea, kes enam-vähem sõja ajal sündis või natukene ennem, niisugune pisikene ta on, aga nüüd ta juba räägib, nüüd ta nagu mõtleb ja ema ütleb, et aga ma ei oska vastata. Ma ei oska vastata, miks see sõda on. No mida ma ütlen sellisele mõne aastasele, et mille pärast praegusel hetkel need paugud ja plahvatused ja asjad ja kõik käivad. Aga vaata, kallid, meie, kes me oleme siin, praegusel hetkel me tegelikult peame seda mõistma, et lihtsalt vaata, see kurjus on siin selles maailmas ja jadus on selles maailmas ja need ei lepi mitte kunagi tegelikult kokku. Ja sellepärast on niimoodi, et seda kurja tuleb tegelikult ära võita. Jeesus tuli tühistama siin selles maailmas saatana tegusid, kui ta tuli Golgata ristile surema ja võitma seal. Jeesus tuleb veel seda tegema ja seda tehakse tegelikult, lõpuks tehakse jõuga. Lõpuks me näeme sedasi, et saatan seotakse kinni, saatan vangistatakse, hiljem visatakse tulejärve, see kõik on tegelikult, need on jõuvõtted, seal ei ole mitte mingisugust sellist, et mine ära, et kuule, ole hea, et me ei taha teada, ei. Tegelikult on sõda, saatan kogub Jeesuse vastu ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et meil ei tasu nagu kuidagi ennast petta siin selles maailmas, et nagu neid asju ei ole, need lihtsalt on. Ja kiitus Jumalale, et kogu aeg ei ole. Ma mäletan, nüüd üks pastor kunagi ütles, et no hea, et siin selles maailmas üldse nii palju korda on. Et ja tõesti see on hea, et seda korda siin nii palju, kui sedagi on. Ja sellepärast, et kiitus Jumalale, vaata, et kui on sõjad, siis on ju põhimõtteliselt on niimoodi, et on lahingud. Iga lahing on ju niimoodi, et ta nagu kestab teatud aeg. Mõned lahingud kestavad pikemalt ja võivad isegi kuid ja aastaid olla seal mõned vastasseisud, mis on, kui seal mingid linnade piiramised ja asjad on olnud tegelikult, aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et on üks lahing, mis algab ja mis ka tegelikult lõpeb. Ja sellepärast on see nii, et meile antakse tegelikult neid hingamise aegasid ka. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et mingis mõttes meie elame ka ju juba tükk aega sellist hingamisaega, mida Jumal on meile kinkinud. Ja sellepärast seda tuleb tegelikult hinnata. Aga tuleb sellega arvestada ka, et need asjad ei kesta mitte alati ja jäädavalt, vaid need saavad ühel hetkel lihtsalt äkiliselt mööda. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt täna vaatame tõele nagu selle koha pealt näkku. Ja see on koguduste elus on ka. Mõtlen sedasi, koguduse elus on niimoodi, kui ma nüüd seda vaimulikku elu räägin. On selliseid perioode, kus saad täitsa rahus hingata. Ja on vahest täitsa pikemad perioodid, kus sa näed isegi selliseid, et kiusajaid inimesi ja selliseid ründajaid ja intriigide korraldajaid ja ei olegi, tead, selle tunneb niimoodi ära, et tuled kogudusse, kui hea on tegelikult olla, siin on mõnus olla. Meil on kaua olnud tegelikult seda aega ka praegusel ajal. Aga on olnud neid aegu ka, kus tegelikult on niimoodi, et on kiusamised ja kus on raskused. Jeesuse järgi käidi ka need, ütleme, et variserid ja kirjatundjad ja need ülempreestrid saatsid. Abikaasa just täna ütles, et ma kujutan ette sedasi, et kui Jeesus läheb läbi viljapõllu ja need valvavad viljapõllu ääres, et mida ta teeb seal viljapõllus, mida ta seal teeb oma jüngritega. Et on aga tahtmine, et järgi käia ja vaadata, et mida ta teeb. Ja sellepärast ja siis süüdistada, sest ongi niimoodi, et tegelikult vaenlane käib ringi, ta otsib ja me oleme sellises olukorras. Ja sellepärast, kui Paulus, ütleme, saab päästetud, kui selle väljendega ütleme, siis oli kogudusel tegelikult hingamine ja rahu. Nii nagu Apostlite tegude see 9 ja mis see salm seal on, 9:31, kus on öeldud sedasi, et pärast seda, sest et ta oli tagakiusaja, tegi seda väga usinalt ja nüüd on nii, et kui tema lõpetas, siis oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia issanda kartuses. Ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Ja sellepärast, kallid, on tõesti need ajad ka, kus saab. On need ajad, kus tegelikult kiusatakse, kus tullakse kallale ja läheme nagu nendest olukordadest läbi, mõlemaid tegelikult saab. Ja nii ta on. Nii et sõda koosneb lahingutest ja vahepeal on tegelikult seda hingamisaega ka. Vaata, kui Süüria ja Iisrael seal omavahel olid vastastikku. Ja kui me võtame selle aja, kui seal, ütleme, prohvet Eliisa oli, seal oli, see pärast seda, kui seal Dootanis Eliisa siis, ütleme, ümber piirati ja kui ta viis selle Süüria sõjaväe ja sinna Samaariasse, siis pärast on öeldud sedasi, et juba, et tükil ajal enam ei tuldud siis süürlaste poolt.
enam nagu kallale neile. aga põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, see nagu ütleme, see ajavahemik meil ei ole siin aru saada, aga see on see teise kuningate 6:23, siis ta valmistas neile suure pidusöögi ja nad sõid ja selle järel ta laskis nad minema ja nad läksid oma isanda juurde ja Süüria röövjõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Ja järgmine salm hakkab rääkima Samaaria piiramisest, kui jälle süürlased on kohal. Et noh, aga ütleme, et palju selle salmi nüüd, järgmise salmi vahel seda aega on, seda ei oska mina mitte sugugi ütelda muidugi. aga me näeme sedasi, et vaata, küsimus on sedasi, et vaata, neid võitlusi tuleb saada. ja sellepärast ma täna ütlen ühte asja, igas asjas on tegelikult vaja head lahendust. Sellist lahendust, et nagu, kus nagu rahu tuleb, kus tuleb nagu päris lahendus, me oleme praegu selles kriitilises hetkes, et kas suudetakse teha nagu selline rahu, mis jääb nagu kestma ka, või tehakse selline, mis plahvatab kohe jälle. Ja sellepärast see on niimoodi, et noh, et kui esimene maailmasõda, hiljuti ütlesin sedasi, et oli kõikide sõdade lõpetamise sõda, ja siis on, vaata, kui pisut aega, möödunud sajandi alguses ja juba möödunud sajandi keskel uus sõda. No nii kähku käisid need sõjad üksteise järgi. Nii kui tahaks uskuda, et see niimoodi on, et inimesed nagu ei oska õppida nendest asjadest. aga vaata, kui asjad on niimoodi ripakil, siis need asjad sünnivad. Ja sellepärast aidaku tegelikult meid Jumal, et me mõistaksime neid asju ja et me omalt poolt, mida me teha saame, ütleme selle koha pealt. Omalt poolt saab kõige rohkem tegelikult teha inimene, ütleme, et sõdasid ei oleks, on tegelikult meelt pärandada. Jumal sõna ütleb väga selgelt selle asja koha pealt, et kui mu rahvas ennast alandab ja pöörduvad oma pattudest ja siis ta tervendab meie maa ja vaata, kui mehe teed meeldivad Jumalale, siis ta paneb vaenlasedki rahu tegema. See on õpetuse sõnades. Aga kas ei ole praegu nii? Seda ju tegelikult tehakse. Praegu üks mees võttis kätte, et ma hakkan rahu tegema. Kui mehe teed meeldivad, siis ta paneb isegi vaenlased rahu tegema. Ja nüüd on sul oma asi, mõtle välja, kumb pool see vaenlane on või kumb ei ole, tead, eks. See jääb sinu ülesandeks. Aga see on Jumala sõna, see on piiblisalm ja sellepärast on see niimoodi, et selle asja lahendus on tegelikult hakanud sündima. Ja sellepärast on see niimoodi, aga siin peab olema tegelikult keegi, kelle teed Jumalale meeldivad. Siis tuleb tegelikult rahu. Ja sellepärast on see, võtta, see on Jumala sõna tõotus, see igal juhul tegelikult sünnib. Nüüd, miks Jumal üldse nagu nendes asjadesse nagu sellist korda ei loo, nagu kiiremini ei lõpeta, siin ütleme, see Peetruse kirja mõtetega võiksid edasi nagu minna, et noh, et seal on niimoodi, et oodatakse seda Jeesuse teist tulekut ja kõik on olnud nagu loomise algusest ja seal ongi, et miks need asjad nagu ei sünni, kui see koht, kus ma enne siit Peetruse kirjast lugesin, nagu need küsimused on üleval. aga teate, ma sain issanda käest väga huvitava nagu sellise vastusega, et miks need asjad tegelikult nii on. Vaata, lugu on nagu selles. Üks väga eriline lugu tegelikult on see, et Jumalal on tegelikult sellised, kuidas ütelda, igavesed plaanid. Teate, meie päästmisele tulek ja Jumala juurde tulek on Jumala plaanides enne maailma rajamist. Ja vaata, küsimus on nüüd selles, kõik inimesed ei ole veel sündinudki, kes on Jumala plaanides. Ja meie ei tea, kui kaua neid veel siin sünnib. Palju meil sünnib lapsi ja lapselapsi, aga Jumal teab seda täpselt, eks. Siin on räägitud sedasi, et kui paganate täisarv läheb sisse Jumala sõnas, et kui paganate poole pealt saab asi korda, vaata, Jumalal on nagu täiesti teistmoodi rehkendus, aga ta peab pakkuma nendele inimestele inimeseks sündimise võimaluse ja pääsemise võimaluse. Valiku tegemise võimaluse. Seda tehakse siin selles maailmas. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja meie tegelikult peame ootama. Me peame ootama lihtsalt sedasi, peame ootama seda, et see võimalus kingitakse nendele põlvkondadele veel, kellele Jumal tahab elu kinkida, keda tema tahab taevas näha, keda ta on plaaninud. Ja sellepärast on see nii, et ja meie ei saa siin mitte kui midagi teha. Ja sellepärast meile nagu meeldiks sedasi, et kuule, need asjad ja olukorrad võiksid kuidagi nagu kiiremini lõppeda. Aga issand viivitab tegelikult selle perioodi lõpetamisega just sellepärast. Mitte ainult sellepärast, et kes veel praegusel hetkel on, et sinu abigaasa on veel päästmata võib-olla või su lähedus on päästmata ja ta on pika meelega ja ta ootab, et inimesed päästmisel tuleksid ja sellepärast issanda tulek viibib. Ei, mitte ainult sellepärast, need inimesi pole sündinudki veel, kellepärast issand praegusel hetkel viivitab veel. Ja sellepärast me peame lihtsalt nagu mõistma seda. Ja ühtlasi on niimoodi, et vaata see, kui ma olen nagu rääkinud ja jääb nagu mulje jälle, et nagu mingisugune sõjaaeg on. Teate, see on armuaeg tegelikult. Sest et vaata sellel ajal, kui on valiku tegemise võimalus,
siis sa saad valikut teha. Ja sellest meil on, vaata, mis asi see on see üldse, kui nagu selle elu peale mõelda, ma selle Andrei ühe konverentsi jutlus oli see, mida ma kuulasin, ja üle 2 tunni oli see tegelikult, pikk jutlus oli, aga ma lihtsalt sellel ajal nagu ise nagu selliseid mõtteid saades ka mõned asjad kirjutasin endale siia, ütlen teile ka neid. vaata, et miks me üldse tegelikult siin ilmas elame? No ütleme, et üks asi ongi see, et me saaksime valiku teha. Jeesus tuli siia sellesse maailma, ta jättis meile väga selge sellise eeskuju. Jumala tahtmine on see, et meie siin inimestena paluksime seda, et Jumala riik tuleks siia sellesse maailma, et tema tahtmine sünniks, nii nagu taevas ka maa peal. Seda ta ootab meie käest, et meie seda tegelikult küsiksime. Jumal ootab väga seda, et mida meie ka tahame siin selles maailmas. Ja me peame olema Jumala tahtes. Ühtlasi on see meie kujunemisaeg siin selles maailmas. Siin on võimalik armastada vaenlast. Taevas enam seda võimalik ei ole, sest seal ei ole neid üldse olemas, sellepärast et siin ei pääse mitte midagi, mis teeb kurja või halba või ütleme, et vaenupooled on juba sealt välja visatud ja sellega on ühel pool. Seal ei ole kiusatusi, ei saa valetada, varastada, sellepärast, et nagu põhjuski võiks ütelda, selle koha pealt puudub. Aga siin need kõik võimalused on. Ja siis Jeesuse vend Jakobus kirjutab, et õnnis on see, kes kiusatused ära võidab. Vaata, see on kõik tegelikult meie võimalused siin selles maailmas. Siis on samamoodi tegelikult on see üks eriline asi, et me saame elada tegelikult ihudes. Me saame elada, see vaimne maailm tegelikult on niimoodi, et nad on selles mõttes, ütleme, et hiljem oleme me ka nendes vaimulikes ihudes ja oleme igavesti. Aga siin me oleme tegelikult need võib-olla ütleme see 70-80 kuni seal 120 aastat, nagu piibel ütleb. Ja see on ka täitsa selline eriline aeg, mida Jumal on meile tegelikult andnud. Siin ei ole alati kerge, siin on vahest on niimoodi nagu raske, nagu täna ütlesin, et laps küsib, et miks siin need sõjad on. Aga teise koha pealt on see tegelikult see aeg, kus me peame samamoodi oskama nautida tegelikult seda elu. Jeesus õpetab ja ütleb sedasi, et vaadake lindusid. Ma mõtlesin ise nende lindude peale vaadates, seal on öeldud Jeesuse poolt, et nad ei korja ja nad ei muretse ja elavad päeva kaupa ja nagu selliselt. Aga vahepeal nad ikka, kui vaatad sedasi, üksteise käest kisuvad küll seda toidutükki, et kui seal ikka kaklema lähevad küll sedasi, et juhtub seda lindudega seda ka, et ikka vaata prügikasti juures, mis juhtub. Ja sellepärast see paraku see nii on. Aga ütleme, et see on selline lugu. Aga sellepärast on kallid niimoodi, et aga issand tegelikult on lihtsalt nagu meile andnud selle elu, et me oskaksime tegelikult siin nagu paljud asjad nagu läbi elada ja armastada ligemist, armastada iseennast, armastada Jumalat, et seda saame siin just õppida siin selles maailmas. Ja siis ma sain ühe väga olulise asja ja seda on vaja nendele abiellujatele, kes tahavad abielluda ja ütelda sedasi ja osad ei suuda nagu kiiresti neid asju ära otsustada, kaua mõtlevad. Ma sain selle tänase hommiku jutluse kuulamise juures sain ühe väga tähtsa ütlemise. Teate, me otsime tegelikult endale kaaslast ja otsime täiuslikku, aga tegelikult sa otsid teist poolt ainult. Sa otsid ainult poolt. Ära otsi täiuslikku ja abiellu ära, saad aru? Sest et vaata, küsimus on nagu selles, meil on nagu see pilt on nagu viltu läinud, sest et Jumal annab abi, mis on kohane, mitte midagi rohkemat. Me tahame liiga palju ja sellepärast paljudel on niimoodi, et loobuvad ja lõhuvad ära need asjad, tegelikult see pool on olemas küll. Ja sellepärast aitab küll sellest poolest, kui see sul on olemas juba. Ja ära palju taha ja sellepärast kallid on niimoodi, et see kõik on tegelikult meile ja seda ei ole taevas enam. Sest et seal need abielusuhted on lõpetatud, seal ollakse nii nagu Jumala inglid ja sellepärast on see nii, et ka see variant on üldse siin selles maailmas. Ja sellepärast on niimoodi, et ka tark on ka julgelt nendest asjadest tegelikult läbi minna, teha need asjad ära. Ja sellepärast on nii, mis mul oli, siin oli alles nüüd, ma lasin oma abielusõrmuse sõrmest ära lõigata siin mõned päevad tagasi. Ja lihtsalt 46 aastat enne siin olnud ja sõrm on jämedaks läinud, muhku läinud, enam ära ei tule, hakkas pigistama. Lasin suuremaks juba teha, lõigati lahti ja tehti suuremaks juba. Panen teise kätte, isegi sinna ei mahtunud veel, jätsin veel suuremaks tegemisel, ütlesin, et tehke veel suuremaks, et andsin teise korra sinna tegemisel. Aga need on kõik praegusel hetkel nagu sellised, kuidas ütelda, need maised asjad, mida meie siin tegelikult teha saame. Sellepärast on niimoodi ja me peame oskama elada, nagu Paabelis peab oskama elada.
võtke naisi, minge mehele, ehitage, no sünnitage lapsi, kasvatage neid, nii nagu siin ülistuse ajal juba jutuks sellest tuli. ja sellepärast see on, tegelikult on see, ja selle juures on öeldud, et ära muretse nende asjade pärast, et tegelikult need mured tuleb ära heita issanda peale. teate, kui noorelt hakkate pihta, me just Ainuga vahepeal oleme omavahel ikka rääkinud seda, nii noorelt kui ütleme, abiellud, ütleme, et polnud veel 20, kui 19 oli veel, kui oli ütleme, abiellumised, ei oskagi muretseda. ei osanud ühegi lapse sünni pärast muretseda, et midagi võiks halvasti minna või midagi valesti võiks olla või absoluutselt ei tule mõtteidki selle koha pealt pähe. ja sellepärast on kallid niimoodi ja sellepärast on see, Jumal on loonud kõik tegelikult väga targasti ja sellepärast kasutage neid aegasid, mis on ja õigel ajal tegelikult tuleb hakata oma elude ja asjadega pihta ka. nii vaimuliku eluga kui ka selle igapäevase eluga, mida me siin elame, nii et julgustus tegelikult ka selle koha pealt. nii et on väga tähtis saada siin selles maailmas inimeseks ja elada siin selle kaduva maailma keskel, kus on tegelikult ongi paljud asjad on nagu hävinemas ja lõppemas ja me näeme sedasi, et need asjad siin sünnivad. Jumal on oma sõna rääkinud selle koha pealt, kõik asjad lähevad täide, kõik asjad tegelikult sünnivad ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii nagu ütlesin, et vaata, me oleme plaanitud ja ütleme enne maailma rajamist. Ma nüüd loen mõned salmid, et need jääksid nagu täna kuidagi väga tugevalt meile nagu meelde. Et sa mõtleksid ka oma elu peale teistmoodi. Esimese Peetruse 1.20. Esimese Peetruse 1.20, kus Peetrus ütleb nii. Nüüd on niimoodi, et tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saabunud avalikuks teie pärast. Ja see jutt on Jeesuse kohta. Vaata, kui Jumal loob selle maailma, ta loob päästeplaani ka. No sain sellise pildi, kui see asi mul hakkas tulema. Ja vaata, kuidas inimestega on. Inimene teeb auto. No ütleme, et ma usun sedasi, et me kujutame enam-vähem ette, sest see nagu enam-vähem on see ju möödunud sajandi lugu, on see autode ajalugu. Kui autod hakkavad, ütleme, üldse me teedel liikuma ja üldse inimesed hakkavad neid tegema, need on väga primitiivsed. Oma puukodaratega ja ei ole kiirusepiiranguid, ei ole turvavöösid, ei ole turvapatjasid, ei ole mitte kui midagi ei ole. Praegusel hetkel on terved kremplid tulnud sinna sisse, need laste istmed ja toolid ja ütleme kõik, tõsi ongi, sest kiirused on läinud suureks. Ja vaata see, aga see ei olnud ennem auto rajamist või plaanimist, et olid kõik turvamööd ja asjad plaanitud. Absoluutselt olnud. See tuli ainult inimestel, tuli see nagu niimoodi järk-järgult, vaadati, kuule, et nii ei saa. Et tuleb kiirusepiirangud panna, tuleb märgid panna, kõik mingisugused reeglid tuleb hakata tegema. Aga Jumalal olid kõik need tegelikult need plaanid, ka päästeplaan oli tegelikult olemas. Et kui midagi läheb, siis kõik lahendused on olemas, kõik Jumala seadused, asjad, kõik need tehti lihtsalt taevase eeskuju järgi, need on ainult ilmutatud meile, ütleme sellises ajalises mõttes. Aga seal ei ole mitte midagi, nagu ütleme, nagu mingisugust täiendust. Jumalal on meie igavik on niimoodi plaanitud, võtame selle Mattiuse 25:34. No see on see viimase kohtu lugu, kus seal siis Jeesus ütleb väga selgelt ühed sõnad, ütleb nii, ütleb meile nõnda, et siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Et seal ei ole mitte mingisugust, et me kogu aeg räägime siin, et nagu Peetrus ütleb, et uus taevas ja maa. Aga vaata, see tegelikult on, see plaan ja see asi on kõik, see on Jumalal olnud maailma rajamisest peale. Siin ei ole mitte midagi, et Jumal nüüd leiutab, et ei tea, kuidas me sellest olukorrast välja saame, et kuidas me lahendame. Tal on kõik tegelikult lahendatud. Ja sellepärast meie, kes me siia sünnime, Jumalal on plaan, kes me olema tegelikult peame, kuidas me elama peame, mida me tegema peame, kui me oma koha peal oleme, siis on tegelikult mõnus elada. Inimesed ei tunne oma elust mõnu, ka vaimulikust elust ei tunne mõnu, kui nad võtavad valesid asju ette. Nad tahavad olla seda, keda nad olema ei pea ja siis need asjad ei tule tegelikult hästi välja. Nüüd ma võtan veel Efesuse kirja 1.4. Võtame need enne maailma rajamise lood kõik kokku. Ja seal samamoodi Paulus viitab väga olulisele asjale, Efesuse 1. peatüki ja 4. salm. Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palges armastuses. Ütleme, et lauludes on see, nendes esimestes kuskil seal, eks mul numberi tuleb ära meelde, et juba ema ihus tegelikult inimene teeb seda valikut. Sest meil on, see on väga tegelikult keeruline, raske asi. Aga vaata, see valik on seotud tegelikult inimeseks sündimisega. Ütleme, et see saab meile tegelikult, vaata, meie ise saame endale teadlikuks aja jooksul.
elades. vaata, minul oli ka, et kui ma mäletan, esimest korda mulle tomat suhu pisteti, siis oli niimoodi, et see oli pisike tomat ja siis see pigistati mul puruks ka veel, et sa maitset tunneksid, muidu imed seda ümmargust muna niisama seal suus ja erilist maitset nagu ei tunne. aga ma mäletan, et ema pani suhu ja veel pigistas puruks ka, et no tunne ära see maitse. ja siis sa saad teada sedasi, et kas see sulle meeldib või ei meeldi. eks see, sellepärast, et vaata, need kogemused, aga see, kas meeldib või ei meeldi, see oli minu programmis ammu sees ja mulle meeldivad tomatid, eks. ja no ütleme, et kui nüüd seda välja ütelda selle koha pealt, selles ei ole mingit probleemi. aga sa pead seda teada saama, et nii, et mulle pidi keegi selle suust puruks ka pigistama, et ma selle maitse ära tunneksin. ja sellepärast, kallid, aga siis ma sain teada, mis mulle meeldib. ja mis mulle meeldib Jumal, ma saan ühel päeval sellest teada, kui ma evangeeliumi kuulen, et mulle meeldib Jumal. ja ma võtan sellepärast selle vastu, et see mulle meeldib. sest et ma kuulen ta häält, mulle meeldib, sellepärast et vaata, Jumala plaanides on olnud see ja sellepärast Jumal sõelub siin selles maailmas praegusel hetkel jätkuvalt tegelikult neid inimesi, kes on seda valikut tegemas, kes tahavad seda teha. kuni selle viimase paganani, kui see arm pöördub, ütleme siis juutide poole, nii nagu sõna ütleb seda väga selgelt. nii kaua ta lihtsalt ootab ja ootab sedasi, ta ootab ka, millal need viimased paganad kõik sinna sisse lähevad. nii et kiitus Jumalale selle eest. Hebra 4:3, veel üks selline koht. ja jäägu see täna nagu hästi meelde. ja meie aga, kes me oleme uskunud, saame hingamisse, millest on öelnud. nii ma vandusin oma vihas, nad ei saa minu hingamisse. kuigi Jumala teod on olnud valmis juba maailma rajamisest peale. ja nüüd ütleme, kui Ilmutuse raamatu salmid ütelda, seal on niimoodi, et sinna tapetud talle elu raamatusse kirjutatud maailma rajamisest saadik. ja vaata, ja sellepärast on see niimoodi, mu vanem vend pani nime Toivo. aga Jumal teadis juba seda ära, et Siim paneb Toivole nime. ja ütleb sedasi, et noh, üks naabripoiss on ka Toivo. ja sealt ma selle nime sain, mul on ikka seda nagu räägitud. ja lihtsalt sest, et sellel hetkel oodati tüdrukut perre ja tüdruku nimi oli valmis. aga kui poiss sündis, siis seda nime valmis ei olnud, ega vanasti seda ultereriga teada ei saanud ju. see, kui ära sündis ja vaata, siis vast kus häda, et polegi poisi nime veel olemas. aga noh, vend aitas asjast välja. ja ta oli 3-aastane ja pani selle nime mulle. ja sellepärast, kallid, mõtlen, aga Jumal teadis seda nime. Jumal teadis, sellest on imeline tegelikult on seda mõelda, et millist elu me tegelikult elame. sest et meile on see nagu mingisugused avastused, et kuidas Jumal teab sedasi. Jumal teab sedasi ka, et kas me jääme temale ustavaks kuni lõpuni. või on see niisugune, et viimasel hetkel on, tead, mingi nii kõva pakkumine tuleb kuradi poolt, et müüd maha selle oma issanda, tead, eks, sest et ta teab tegelikult seda kõike. ta teadis algusest saadik, et Juudas on selline, kes nende hõbetükkide eest Jeesuse maha müüb. ja sellepärast on see niimoodi, et Jumalal on palju rohkem teada ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna lihtsalt võime nagu mõelda ja hinnata tegelikult seda, et mida me omame. ja sellepärast kiitus Jumalale, nii et Jumalal oli kõik valmis. meie täiendame seda nagu seda elu ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ega seda on vaja ka. ma näen sedasi, et siin ütleme, et praegusel hetkel on Eestimaal ka tõusnud mure, et hakatakse tegema varsti need näotuvastuse kaamerad. ja ütleme, et selline kontrollühiskond nagu läheb suuremaks ja nagu kardetakse nagu seda. aga teate, kallid Jumala lapsed, me elame ammu selles kontrollühiskonnas. Jumal jälgib meid kogu aeg. ta paneb kõik me sõnad tähele, tema silmad jälgivad kõike, ta vaatab kõikide peale ja ütleme, see on niimoodi, kui me olime eos, nii nagu täna 139 laul, mida siin Villu meile ennem juba tsiteeris ja luges mulle, muidu on see salm täna ka lugeda üldiselt, mida ma varsti loengi. ja sellepärast on see nii, et me oleme niikuinii selle ees. ja sellepärast on niimoodi, et meie Jumala lastena põhimõtteliselt, kui sul kurja plaanis ei ole, siis ära karda seda kaamerat. siis on lihtsalt, olgu üks rõõmus, ilus särav nägu seal kaameras. ja tuvastatakse ära, et on rõõmsaid nägusid ka. tead, et lihtsalt, et kõik ei olegi nii mornid, tead, eks, et nii hädas ja mures, tead, eks. ja ei pea me kristlastena nägusid kinni ka katma, tead, eks. ja sellepärast oleme rõõmsad siin selles maailmas. ja ärme mõtleme niimoodi, aga vaata, kui sa selle nurga alt hakkad niimoodi rääkima, et oi, tead, milline lugu, et tuvastatakse ära. teate, kallid, tuvastatakse, mul on ikka see lapsepõlvest nii tore lugu ka, mis seal oli, maal elasime
ja no ütleme, et ja seda lugu siis nagu räägiti, naabertalud olid ju, no Eestimaa talud on suhteliselt ikka üksteisest kaugemal. ja siis oli niimoodi, et üks mees käis sinna oma pruudi juurde, tead, eks, ja tuli maale ja pani päikseprillid pähe ja mõtles, et teda ära ei tuntaks ja aga naabrinaine vaatab, sealt ta need prille ei näinudki, seda, no näe, Karla jälle tuleb, tead, et Karla kõnnaku ja värgid tundis ära, tead, aga Karla mõtles, et oma päikseprillidega ennast ära peidab, tead. ja sellepärast on niimoodi, tunnevad inimesed ära ja teab Jumal meid ja sellepärast ma ütlen, täna ma ütlen ka sedasi, et kui ma kuulsin sedasi, niisugust murelikku juttu selle koha pealt, me mõned armsad poliitikud ka väga murelikult nendest asjadest räägivad, aga tegelikult on niimoodi, see mure ma leian ka sedasi, et kui mu süda on puhas, no mida mul seal muretseda on selle koha pealt, kui nad neid nägusid seal näha saavad. ja sellepärast, et kuhu ma saaksin peitu minna, nagu see laul 139, kui me need täna seda loeme seda veel, see on nii hea laul tegelikult selle koha pealt. ja see võtku ka selle koha pealt tegelikult mured maha, sest et me elame issanda ees, kõik tegelikult on, vaata vanasti ju ütleme, et isegi oli üldine selline kasvatamine, lapsi kasvatati, et Jumal näeb. Jumal näeb, et sa elad ju tegelikult Jumala ees. Kui ilma Jumalata elatakse siin selles maailmas, on raske lapsegi kasvatada. Ja nüüd näiteks 6. salm siit. Ja see tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest, kuhu ma põgeneksin su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal, kui ma teeksin aseme surmavalda, sa oled seal. Kui ma võtaksin endale koidu tiivad, asuksin elama viimase mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind, su parem käsi haaraks minust kinni ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otse kui valgus. Sest sina valmistasid mu neerud, kudusid mind mu ema õhus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ja siis ongi niimoodi, et kui kallid on need mõtted või kui kõrged on mu mõtted, siis laulik ütleb siin seda edasi. Ja kallid, sellist elu me tegelikult elame. Nii et me, tänane päev on tegelikult on ka sellises, kuidas ütelda, sellises põhimõtteliselt väga tugevalt tegelikult Jumala plaanides. Sellepärast, et isegi see, et kes me oleme täna tulnud siia, ma 1, 2, 3 inimesele täna ütlesin, et tulla. Et ma tavaliselt ei kutsu mitte kunagi, täna mul oli põhjus nagu kutsuda. Et tulge 3 inimest, kellele ma teatasin, noh, nendest 2 igal juhul tuleksid, võib-olla 3 oli ka ainult, kes tuli minu kutsumise peale, et 1 tuli ka. Ja aga sellepärast, kallid, nii see on, et aga vaata, Jumal teadis kõiki. Jumal teadis kõiki, Jumal teab ka neid kõiki, kes täna kuulavad ja kes järel kuulavad ja nad teavad seda, Jumal teab seda, mida nad inimesed vajavad, millist juttu nendel on vaja rääkida ja sellepärast minu asi on lihtsalt see jutt edasi rääkida, mida issand on lihtsalt andnud. Ja nüüd järgmine asi ongi selline, et millest räägin ka, et juba lugesin sellest rahvaste kohtust, et tuleb see rahvaste kohus, Mattiuse 25 ja sellepärast, kallid, ka see kindlasti tuleb see päev, kus tegelikult tuleb aru anda oma elust. Meil kõikidel tuleb tegelikult elust aru anda, see tuleb ka meeles pidada ja nüüd meie, kes me oleme issanda omad, me anname aru Kristuse kohtujärje ees. Ma loen need mõlemad kohad tegelikult täna ka. Aga kõigepealt võtan selle viimase rahvaste suure kohtu 25, peatükk räägib nagu sellest ja siis, kes on, ütleme, sellel paremal käel, siis need pärivad seda kuningriiki, mis on valmistatud maailma rajamisest peale. Aga 41 salm ütleb, et siis ta ütleb vasakul käel olijatele, minge minu juurest ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Vaata, kõik on valmistatud. Kõik on valmistatud, et ei ole mitte midagi niimoodi, et mida me nüüd teeme siis või kuidas me neid asju lahendame. Absoluutselt mitte nii ei ole. Kõik on tegelikult valmistatud ja sellest me lihtsalt peame teadma. Mattiuse 10.15, need salmid loeme veel. Mattiuse 10.15, need on Jeesuse juttudest, lihtsalt tuleb välja. Tõesti, ma ütlen, Soodomal ja Gomorral on kohtupäeval õlpsam põli kui sellel linnal. See käib linnade pihta. Tahaksime uskuda sedasi, et Võru linnal on õlpsam põli, sellepärast, et vaata, ma isegi mõtlen sedasi, et vaata meie linna ajalugu, kui ma leian sedasi, et see on nagu lühem, et me ei ole suutnud siin kõike nagu teha.
ütleme, mis on nagu inimestel võimalik teha, kui need linnade ajalood on tohutu pikad, võiks ütelda. Osadel on ikka tuhandeid aastaid ju hakkad mõtlema. Mõtlen neid Jeruusalemmasid ja Damaskuseid ja mida me, ütleme, linnadena teame, mis püsivad ja tegelikult siit saadik. Meil ei ole nii pikka ajalugu. Ja sellepärast, aga see aeg tegelikult, mis meil on, ja sellepärast kiitus Jumalale, see oli juba selline aeg, kus ütelda, kohe ehitati siia kirikud, võiks ütelda, ja ütleme, et see on tegelikult väga, väga suur õnnistus tegelikult, et Jumal on nagu seda teinud. Ja kui on mingid vaimulikud liikumised ja asjad olnud, need kogudused on sündinud ja kõik need õnnistused on tegelikult olnud. Nii et see on suur õnnistus tegelikult. Mattiuse 16:27, veel üks selline kohtulugu. Mattiuse 16:27. Ja siin on öeldud niimoodi, tõesti, sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos inglitega ja siis tema tasub igale ühele tema tegused mööda. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui issand tuleb, siis tegelikult on räägitud sedasi, et vaata, siis pannakse asjad nagu paika. Thessalonika kirjas on räägitud, kuidas siis need, kes issandat ei armasta, kui halvasti nendel läheb. Ja sellepärast, kallid, me peame sellega arvestama, et kõik läheb kirja, igast tühjast sõnast tuleb ka aru anda. Seda salmi ei hakka lugema, see on nii palju tegelikult ju alati öeldud. Aga ma teen 2. Korintuse 5. peatüki 9. ja 10. salmi, nii et me oleme valdavalt ju siin nüüd Jumala rahvas ja see puudutab tegelikult ju meid kõiki just selles mõttes, kes me oleme issanda omad, 2. Korintuse 5, 9 ja 10. Ja siis on räägitud sellest kohtust, kuhu Jumala lapsed lähevad. Seepärast me püüamegi temale olla siis meelepärased, kas me oleme siis kodus või võõrsil, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, igaüks saaks kätte, mis ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Ja see ei ole tegelikkuses, ei ole see nüüd ütleme, see ei ole seotud meie õndsusega, see ei ole paremale ega vasakule käele, vaid see on põhimõtteliselt on nüüd see, mida me tegime siin juba siin kristlasena siin selles maailmas. See on see moment, meie üle lihtsalt on niimoodi, et me näeme sedasi, et osad saavad rohkem, osad saavad vähem ja sellepärast on see niimoodi, et lihtsalt ela seda kristlase elu ka, nagu ikkagi täie otsustavusega ja kuulekalt just issandale ka. Ja siis sul ei ole seal ka tegelikult mingisuguseid probleeme. Ja kallid, milles on see lugu, et meil nii hästi tegelikult selles viimases kohtus läheb? Ega see Iisrael, kes seal, ütleme, Egiptuses oli, ega see tühjagi midagi eriti targem ega parem ei olnud nendest egiptlastest, võiks ütelda. Rahvas nagu rahvas ikka. Aga vahe oli selles, et paasatal oli tapetud ja uksepidad olid verega määritud. Vahe oli lihtsalt selles. Ja lihtsalt oli selles, et lihtsalt see, ja vaata see meie paasadal Kristus, me lihtsalt sellesse varju tõesti poeme. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui inimene saab päästetud ja ma mäletan kord, et just ühele öeldi seda, et põgenesid ära, tead, ja nüüd sinna Jumala juurde varju, tead. No tõesti põgeneme siia Jumala juurde varju. Sellepärast, et ilma selle varjuta on ju tegelikult väga kohutav siin selles maailmas olla. Ja sellepärast on see nii, et see võimalus on, kui inimesed sellest ainult aru saaksid. Vaata, see kehtib praegusel hetkel, vaata, kui võimas on see asi, et me saame andeks paluda ja meile antakse andeks. Me saame Jumala käes andeks paluda ja meile antakse andeks. No mispärast antakse andeks? Seda antakse tegelikult selle lunastuse tõttu andeks, sest Jeesus on kandnud kõik meie patukaristuse. No ütleme, et see kõik on ju tegelikult olemas lihtsalt, meie asi on ainult see lihtsalt vastu võtta. See on toimimas, me pöördume Jumala poole, parandame meelt. See toimib hetke ka. Kuidas inimesed saavad koormatest vabaks. See on alati, see on täna täpselt samamoodi. Lihtsalt tunnistad oma pattu, tuled issanda ette ja sest see asi tegelikult töötab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need asjad on täiesti, ütleme, reaalselt olemas. Ja sellepärast tänu Jumalale, et täna võime lihtsalt üksteisele neid asju meelde tuletada. Ja nüüd nii ta on. Nüüd ma keeran ühed lehed tagasi, sest et mul mõned jutud olid ühel eelmisel päeval, mida sain ja mõne asja ütlen siit ka. Ja nii nagu on, et nagu alguses ütlesin, sõda käib ja Kristuse kogudusena me peame seda arvestama sedasi ka, et nii nagu Jeesus vihati siin selles maailmas, on ka need perioodid, kus tegelikult on, ütleme, kristlastele vihkamine suurem ja kus on hingamisaeg. Need mõlemad on need täiesti erinevad ajad siin selles maailmas ja kõike tegelikult meil osaks saab. Seda saab Iisraelile osaks, seda saab kogudusele osaks ja on need lahinguid ja on kergemaid hetki ja kiitus Jumalale selle eest, et see niimoodi on. Ja
ja siin need maailma riigid, nagu seal ütleme, psalm 2, kus Taavet samamoodi ütleb sedasi, et kuidas need rahvad mõtlevad tühja, kuidas nad kõik möllavad ja tegelikult on nad väga, tegelikult on just issanda vastu, tegelikult on tegutsemas. Ja praegusel hetkel on ju ka, et no põhimõtteliselt on niimoodi, et väga on tegelikult issanda vastu tegutsemine, jumala seaduste vastu tegutsemine. No ütleme, et no kas on mõtet, et kui on sõda käimas, et peab roppusid seadusi vastu võtma, nagu Ukrainas on seda nendel aastatel tehtud. Et parlament, ütleme, töötab nagu ikkagi sellel nimel, et kõik kõlvatusi seadustada. Et nagu ei oleks tähtsamaid asju midagi teha. Aga vaata, et lihtsalt Jumalale kohta kätte näidata. Ja sellepärast, kallid, me elame siin sellises maailmas ja me mõtleme niimoodi, et me niimoodi tegelikult lahendame asju. No kiitus Jumalale, et siin selles maailmas on praegusel hetkel üks nagu pööre nagu tulnud selles mõttes, et ei ole nagu enam nagu see nagu sellisel tähtsal kohal. Ja sellepärast on niimoodi, kallid, seda kurjust tuleb ohjeldada siin selles maailmas. Ja sellepärast ja seda tuleb tõesti ka täitsa jõuga tegelikult kinni hoida ja sellepärast nii on Jumal ka seda tegemas. Ta on jõuliselt sekkunud ju läbi aegade. Ta on, ütleme, Soodom Gomorra on jõuline sekkumine, on see põhimõtteliselt on see niimoodi, Niineve oleks saanud varsti jõulise sekkumise, kui poleks meelt parandatud. Ja sellepärast on see nii, et kallid, see on nii, ütleme, inimeste endi teha ka, nii kui pöördume, asjad nagu kohe võiks ütelda muutuvad. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja tuli meelde, tegin aastal 2010, tegin oma seda seminari lõputööd. Ja vaata, see oli, ütleme, nüüd on sellest 15 aastat möödas. Mina enam ei hakkagi nimepidi nimetama, ei hakanud üles otsima seda, et ma kirjutasin seal tolleaegseks presidendi, tolleaegse peaministri, ütleme, need ütlemised, et meil on kõige kindlam ja rahulikum aeg ja et me nüüd oleme NATO-s ja nüüd me oleme kõik see ja Euroopa Liidus oleme ja see oli niimoodi, et selle peale nii julgelt toetati. No muidugi, kui mina juba seda tööd kirjutasin, siis mul oli kohe sedasi, et kui me ütleme, et meil on nüüd see kindel olek ja rahu ja julgeolek, siis Jumala sõna ütleb meile, et siis tuleb see äkiline nukatus. Ja me näeme sedasi, et praegu see nagu ei pea. Sest et kui meil on nii kindel olek, siis ole kindlalt edasi. Miks me enam nii kindlalt edasi ei ole? Et meil on nagu midagi on vaja, et on maksugi juurde vaja maksta, et kindel olla, tead, eks. Ja sellepärast, kallid, me näeme sedasi, et see tegelikult ei ole mitte kui midagi olnud, kui meie inimestena seda ütleme, siis me tegelikult oleme, võiks ütelda, kõige nagu sellises nõrgemas positsioonis. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt aidaku meid Jumal, et me hakkaksime nagu seda nagu mõistma. Ja nii nagu ütlesin, see on see õpetussõnad 16.7, see on selle koha peal just, et kui mehe teed meeldivad, siis Jumal paneb vaenlasegi rahu tegema. Ja me oleme seda kogenud samamoodi ka, et Venemaaga on 2 korda oleme rahu teinud, võiks ütelda. 2 korda, sest et ühel ja teisel korral, kui me riik sündis ja teisel korral oli samamoodi, et Moskva vahet käidi ja ükskord istuti Tartus ja kirjutati need asjad alla. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et pannakse tegelikult rahu tegema ja see võimalus on tegelikult olemas. Meil on ka ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime ütelda, et meie rahuvürst on selles võimas tegelikult aitaja. Ja nüüd ongi sedasi, et Jumalat armastada, Jumalat tunnustada ja lihtsalt on see niivõrd tähtis asi. Aga me näeme, et ei ole veel me rahvast pöördunud Jumala poole ja sellepärast on see niimoodi, et püütakse ikka tegelikult ilma Jumalata hakkama saada. Ja neid, kuidas ütelda, neid üksikuid tõeääli, kes siin selles meiegi maal on. Ega neid mõnitatakse ja naerdatakse siit saadik. Ja sellepärast nii see on, et kallid, aga jääme meie kindlaks. Mul on need niisugused isiklikke osasid, mis issand mulle nagu räägib, kõike ma neid teile ei räägi. Aga üks osa ongi see, et ma pean rääkima seda, mida issand annab mulle rääkida. Ja sellepärast, et see on tegelikult nagu on see minu asi. Issand ütleb, et see ei ole sinu plaan. Millist jutlust sina pead pidama mingisugusel päeval või mingisel õhtul või asjal. See ei ole üldse sinu asi. Sa lihtsalt räägid need asjad ära, mida mina sulle rääkida annan. Ja tänasel õhtul olen ära rääkinud põhimõtteliselt need asjad, mida olen enam-vähem tänaseks saanud ja sellepärast olgu issand tegelikult meid kinnitamas ja aitamas, et me oskaksime seda elu elada ja oskaksime Jumalale toetuda ja tunneksime rõõmu sellest, et tegelikult me oleme igavestes plaanides oleme sees. Ja sellepärast, et siin ei ole mitte midagi juhuslikku ei ole. Mitte midagi juhuslikku ei ole meie elus. Ei täna, ei homme, ei igavesti. Sellepärast see on Jumala plaanides on sees. Ja sellepärast, kui nimi on seal kirjas ja kui sul oled Jumala plaanides sees ja oled hea ja ustav, lähed paremale käele, mis sul
mis sul viga siis on? Mitte midagi ei ole viga, mitte midagi ei ole puudu, sest et see kõik on kindlalt tegelikult garanteeritud. ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime olla issand omad. ja eks need õnnistuse lained, näed, käivad lainetena. ja kui me nüüd, täna oleme nagu meelde tuletanud seda 30 aasta tagust lainet. Tulgu neid laineid veel. Ma ütlen, et meie ise tegelikult ütleme, kui siin 1911 on tegelikult me koguduse algus, 2011 pärast seda meie kogudusel tuli üks selline hea laine. Ega neid ei tule iga aasta ühtemoodi. Absoluutselt ei tule. Ja me saame selle ja siis on niisugune, võiks ütelda, aastaid võime elada niisuguses teatud sellises vaikuses, justuvuses ja iga laine, mis on tulnud, ma pole mitte midagi teinud ka sellel ajal, mis on olnud. Ma olen lihtsalt vaatamas käinud, et kuule, need tulevadki, inimesigi tuleb ja lihtsalt imestad ja vaatad sedasi, et kui Jumal seda teeb. Ja see läheb täpselt samamoodi, läheb see niimoodi edasi ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Teate, me ei ole isegi ju tegelikult iseenda päästmisega kuidagi ise hakkama saanud. Me vahest tahaksime teisi kuidagi väga ära päästa. Me ei ole, tead, Jumal on ju meid päästnud ja ta päästab teisi ju ka. Ja sellepärast on nii, et rahuneme täitsa nagu maha, sest meile vahest pannakse niisugused koormad peale, et sa pead niimoodi kuulutama, et kõik sul ümberringi tead on põlvili maas ja parandavad meelt. See ei ole tegelikult meie ülesanne. See on Jumala vaimu ülesanne ja küll ta saab selle iga inimesega hakkama ja sellepärast kiitus Jumalale. Amen. Nii, tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind selle tänase õhtu eest ka. Ja tänu sulle, Jumal, et täna oleme võinud mõelda 30 aastat tagasi, aga Jumal, me täname sind, et me võime täna sinu sõna kaudu mõelda sedasi, mis oli enne maailma rajamist. Me ei oska neid aastaid ütelda, ütlevad need teadlased oma miljoneid ja Jumal, aga me oma inimkonda rehkendame siin oma seda 6000, aga Jumal, me täname sind, et sinu käes on kõik need ajad. Mis olid need esimesed päevad, kui pikad ja see ei olegi niivõrd tähtis. Aga Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et tegelikult sinu plaanid on kehtimas, need lähevad täide. Ja isa, ma tänan sind, et me täna lihtsalt võime võtta selle kinnituse selle koha pealt, et kõik asjad sündigu Jumal, nii nagu sina oled plaaninud. Isa, me palume seda, et kõikidel inimestel oleks see meeleparanduse võimalus. Jumal, me täname sind, et sa oled see, kes sa kingid seda. Ja sellepärast, isa, ma tänan sind, et me tohime praegu lihtsalt usus paluda ja õnnistada neid inimesi, kes veel tulevad, Jumal, sinu juurde. Kes tulevad sellel aastal, Jumal, sinu juurde. Isa, me õnnistame neid. Sest et sa oled kindlasti plaaninud neid, kes sellel aastal liituvad ja kes tulevad veel tuleviku aegades ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et sina oled issand tegemas, sa oled tõmbamas ja isa, kiitus ja tänu sulle, et sina, Jeesus, oled päästja. Tänu sulle, issand, et meie, kes me oleme sinu omad, võime täna paluda, et Jeesus, las sinu veri puhastab meid. Anna meile andeks meie kahtlused ja isa, aita meid, et me ei kahtleks kunagi tegelikult sinu sõnas. Et kui me seda loeme, et me oleksime nii, nagu Paulus ütles, et usun kõike, mis on sinna kirjutatud. Ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et me tohime lihtsalt paluda, et ava oma püha vaimu läbi alati meile oma sõna, et me võiksime püsida usus ja et me usku võiksime minna kindlamaks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Tänu sulle selle sõna eest, mida sa täna andsid. Amen.